lestike uibopuu. Aga need puud siis veel nii suured ei olnud, kui meie käisime 60 aastat tagasi, eks ole. Siis nad olid peaaegu midagi sarnast, nagu praegu need püramiidtammed. Aga suureks nad läksid nüüd aastat 15 tagasi või enne kukkumist. Jah, mis aasta see kukkumine oli? Jaanuaritorm 2005. Seda kõik aastad ikka 5, siis ikka ammu juba. Ja minu andmetel nad olevat olnud siis kuskil 150 aastased ütlesid. Ja umbes Mausoleumis küll nooremad, aga ikkagi vanad. Ja sina juba ütlesid, et näete, seal mausoleumi kõrval on ka 2 hauakivi. Kui nad mausoleumi ehitasid, peale väejuhi surma naine ja poeg siia ehitada lasid, siis oli neil mõeldud nõnda, et sisse kogu pere maetakse. Aga poeg Magnus siis hiljem olevat ise öelnud, et ta pole isa vääriline. Teeneid ei ole nii paljud, tolla lauküsimus ka. Mehe nimi siis Michael Andreas Barclay Tolli. Ja ma tean, et tema perekonna nime põhjal teda tema enda eluajal ja nüüd ka vahest prantslaseks peetakse või mõni isegi itaallaseks. Aga suguvõsa on alguse saanud siis üldse Šotimaalt. Kuulus Vene väejuht, kes Napoli oli ära võitnud ja Vene väe Pariisi viinud. Et varem hiljem see Vene vägi seal ju käinud ei ole. Ja Prantsusmaa kuningas, kes peale Napoleoni sai troonile sealt Bourbonide suguvõsast, on andnud talle 2 ordenit. Lähme mausoleumi, meil on sinna tahvlile sisse graveeritud, näitan teile. Pariisi säilitamise eest. Jah, et üks oli selle eest, et jättis linna terveks, et selline mees ta siis oli. Aga elu lõpus siiski Vene tsaarilt tema sai kätte kõik kõrgemad aumärgid, mis üldse saada võis. Näiteks need Georgi ristid, kõik 4, täielik kavaler. Ja vahest siin isegi naljatatakse siis nõnda, et tsaaril lõppesidki ordenid otsa juba, mida talle teenetest anda, siis ta hakkas talle tiitleid andma. Enne sai krahvi veel, 1813 krahv, 1814 siis Veldmarssaliks tema sai. Ja elu lõpus temal oli palju maavalduseid ka. Ja tal oli mõisaid nii Lõuna-Eestis kui Põhja-Lätis, linnades majasid, kortereid ka. Aga koduks hakkaks pidama seda Jõgeveste mõisa siin. See mõisamaja jäi siit veidi lõuna poole, aga konkreetselt siin paigas tema käis alati jalutamas, sellepärast naine ja poeg peale surma mausoleumi siia ehitasid. Mina ütlen siis nagu Eesti-alane Rein Helme, et väejust oli 57 kui suri, aga ütlen selle peale kohe, et minuga võib täitsa vabalt vaielda. Ja nüüd ma räägin teile, nii kuulus mees, väga ammu ta ju ei elanud, aga sünniaastad kõiguvad 7 aastat. 7 aastat, sünniaastad, aastast 1755 kuni 62. Tema suri seal kaugel 25 mai. Sarkofaag surnukehaga suurte auavalduste saatel toodi koju mälestusliitikud ja seal Riias jumalateenistus kirikutes. Ja viimane mälestusteenistus tema auks oli Valga Jaani kirikus ja 25 juuli sarkofaag jõudis siia. On arhitekt Apollon Šedrin ja sees olev ilus auamonumendi autor Vassili Demut-Malinovski. 2 sõna fassaadi kohta, siis lähme kohe sisse. Hoone arhitekt Apollon Šedrin oli soovinud, et kui teie nüüd seal teemalt tulles mausoleumi vaatate, et see esikülg meenutaks teile triumfikaart. Et kui tundub teile, et on natuke võiduvärava moodi ja tema soov täide läinud. Ja näete, seal ukse kohal on näha väejuhi vapp. Selle vapi tema saigi tsaarilt nüüd koos selle vürstitiitliga. Suguvõsal vappisid oli varem ka, aga see on siis nõnda saadud aastal 1815. Seal on 2 sõna all, vernost i terpenie. Ustavus ja kannatlikkus, või kuidas keegi soovib tõlkida. Ja 2 pool aknaid on, näete, sellised buketid taimedest. Need ei ole ka lihtsalt niisama ilusad, vaid konkreetselt need taimed, mis seal on, sümboliseerivad austust ja rahu. Need tamme, palmi ja oliivi oksad, et just need siis. Ja katusel olevad risti vaadates küsivad venelaste sageli, et mis usku ta oli. Nemad nüüd märkavad kerad, see on õigeusu rist, aga rääkisime jah, et Luteri usku ja selle kombe kohaselt maetud ka. Pruunis kirstus seal siis puhkab sõjamees ise ja tema kõrval abikaasa. Nad mõlemad peale surma balsameeriti, kehad siis säilinud siiamaani. Ja mina tean siis nõnda, et sõjamehe kirstusid viimati avatud külastajad on näinud 50-ndatel ja neid ei ole ka palju olnud. Ja naise kirst oli lahti siis veel 60-ndate alguses. Tallinna partija ja spetsialistid viimati renoveerisid kirste põhjalikult ja panid õhukindlalt kinni nüüd juba 28 aastat tagasi. Nende sõnul olid kehad säilinud hästi, et omal ajal hästi balsameeritud. Ja kirstud on siis tugevad, kirstud on tehtud tavepuust ja vooletatud seest ninaga, et nad on hästi rasked justkui topeltkirstud. Pealt on kaetud sametiga. Mina väidan jah seda, et Eestimaal ei ole siin elanud ühtegi teist inimest, kelle jaoks on nii palju monumentisi tehtud. Venemaal olevat 8 paigas monumente, kus peal kujutatud teda, Tartus veel monument, Riia monument, Jurvalas, seal kus mees ära suni
oli 2 tükki Saksamaa Regensburgis, näitan mõnest pildi ka teile. Aga ütlevad siis ikka nii, et avamonumentid on kõige ilusam, kõige suursugusem. Et sellist annab Eestis otsida. Jüri Puuskamaa seda monumenti ka väga kiitnud. Ja nagu te näete, siin on palju detaile, iga oma lähetus ja klassitsistik stiil, antiiksed motiivid. Nii et seal paremal siis paneb sõjaväe võidukarga vähe, sõjajuhul annab Pallas Ateena. Pallas Ateena kilpi peal on kujutatud seda sama väejuhu mappi, mis me vaatasime teiega selle õues ukse kohal. Ja jalgade all on näha siis tema kuulsa vastase. Napoleoni lipud, kaburid, kiivrid, näidatakse meile, et Napoleon võidetud. Kes siin lähemal on, te märgate näete ära, need 3 nurksetel lipuvarrastel on Napoleoni täht ja kroon peal ka. Ja see kotkaski Napoleoni oma. Nii et Napoleon võidetud. Urniga naine siin vasakul on selline antiikne leinasümbol, siin tema kujutab aga allegoorilist leinavat emakest Venemaad. Ja see Venemaa näitabki meile tsaari lapsi kilbi pease kaepeava võtas. Ostamegi ees on siis kujutatud väejuhi ordeni, türstikroon, sõjapiiver, marssalid, mõõd, meil need asjad kõik need päris. Aga kõik need päris originaalid, mis tema ise peas rinnas käest andis, on siis tänapäeval Peterburis Ermitaasis, et need olevat läinud kohe peale tema surma riigi kätte, et talle kirstu kaasa midagi sellist ei pandud. Tema noore sõjamehena, kui ta oli Anhalti printsi teenistuses olnud, oli Anhalti printsid saanud ühe mõõga. Et mida tema oli terve oma lahingu teendaga kaasas kandnud, just kui talismani. Ja siis on küsitud, et ehk see mõõg ikkagi pandi kirstu kaasa, et see Peterburi ei läinud. Kui kannud inimesed siin on aastate jooksul aegalt käinud kirste vaatamas, mul nagu see küsimus on läinud ära meelest küsida. Aga 2 aastat tagasi mina sain sellele küsimusele vastuse, et mõõka seal ei ole. Näete, mina ütlesin, et 2 aastat tagasi Londonist üks härrasmees käis. Ja tema rääkis mulle sellise loo siis. Ma ütlesin, et viimane vürst suri Rootsis 64. aastal. Ja tema ütles siis, et tema oli 62. aastal Malmös selle viimasel võrstil külas käinud. See oli talle seda mõõka näidanud ja öelnud talle, et kui mind enam ei ole, saad sina selle mõõga endale. Ja nüüd see Londoni mees tuli siia ja küsis minu käest, et ega mina juhuslikult tea, kus see mõõk olla võiks. Mina seda muidugi ei tea, aga ma sain vastus oma küsimusele, et siin kirstus ei ole seda mõõka ka siis reaalselt teha. Ja siin all Proxis paralleelil on kujutatud tema elust ühte reaalset episoodi ja see on nüüd Pariisi minemine. Oli aastal 1814, 31. märts, kui ta vägedega sinna jõudis. Nii et seal taamal on näete kuuleveskid majad. See peaks olema tolleaegne Montmartre'i linnaosa. Sakslased tulevad küsivad, kus see Großes Schloss tal ka olla võis. Ei ole üldse lossi mõõtu. Eks tal elu lõpus neid maavalduseid oli uhkemaid, aga jah, koduks mees hakkas seda pidama. Ja kui see hoone teise maailmasõja lävis, 44. aastal rääkisime lahingute all, siis ta meil oli juba 2-kordne koolimaja. Aga tema ajal oli selline. Ja ma näitan teile mõnda pilti veel siis, et näete, siin on näha nüüd see poeg Magnus ja tema kaasa Leukadia, kes mausolumi kõrval puhkavad. Et nemad siis sellised. No pojast meil pärimusi on veel rohkem kui väejuhist, tema elas hiljem ja suur rahvamees oli. Nagu rääkisime, talumeilud talle meeldisid, talumeestega olevat nahkusugi võtnud koos, kultuuri oli arendanud, oli ostnud see Magnus puhkpillid, Saksamaalt puhkpilli õpetaja siia toonud ja Jõgeveste meestest tehti puhkpilli orkester, kes olevat Tartus esimesel laulupeal võistu mängimises kõik teise koha saanud ja nimede panemine oli siis, kui Magnus siin oli, temast lugusid palju, aga mäletatakse mõlemaid heade mõisa härradena, rahvased lugusid kenasti. Ja mõnda monument, näete, siin on mul viimane vürst, kui ta veel väike nunnu poiss on, see olevat Tallinnas tehtud pilt, kui ta nüüd Rootsis suri, näete, ütlesime 64, siis ta oli eakas mees juba. Selle foto sain Londoni prouade Barclay'de tolide käest, kes siin 2 korda käinud. Ja nad on viimase vürsti vanema õe järeltulijad. Nemad tulevad niimoodi, et helistavad, tulevad, mina olen siis siin. Siis tulevad lennukiga Londonist Riiast taksoga siia. Taksojuht ootab neid. Nemad jalutavad siin ja jälle niimoodi tagasi. On siuksed sugulased käivad. Ja selline Barclay'de tuli rinnakuju on Saksamaal Regensburgi linnas Baieri maal, et Baieri kuningas omal ajal teinud paiga sinna, kus kuulsate sakslaste püstid. Eelmisel aastal üks saksa proua ütles mulle, et seal on need kõige väärikamad sakslased. Nii et näete, Barclay'de tuli ka. Üks ilus linn meil. Siin on näete, pilt on imepisike, teie olete vast käinudki Borodino lahinguplatsi juures on näete selline rinnakuju. See jäi mul vahele. Ja seal on näete muuseum ja obeliskid on seal nii Vene kui Prantsuse sõdurite auks. Ja nüüd ma näitan teile seda obeliski, mis on seal, kus süda maeti. Näete, me mainisime, et süda maeti surmapaika.
ja Preisi kuningas lasi teha, sinna võib selline Pärna allee, näete, nüüd ma näitan suuremalt. Ja Preisi kuningas peale surmasid lasi monumendi teha, südame aeti sinna. Ega mina omal ajal suurt mõelnud, keeldasin, et südame aeti mulda. Aga aastal 2011 augusti alguses olid seal vandaalid tegutsenud, südame ära varastanud ja teatakse öelda, et see urniga süda oli obeliski sees ja seda lõhuti, rüüstati. Kes seal tegutsesid, mida nad ihustati? Paljust, nüüd on ta Kaliningradi oblast, Tšernjahhovski linn, jah. Et spekuleeriti palju, et mis seal tehti täpselt ei tea. Aga monument tehti kohe korda ja jälle eelmisel aastal üks vene proua ütles, et ta hiljuti käinud seal, ütles, et need parandamise jäljed monumendil on ka näha. Ja üldse mitte ammu, aastal 2006 näete, selle linna keskele, mille nimi nüüd Tšernjahhovskal, tehti tema auks selline uhke ratsa monument ka. Ma ikka ütlen, et võrrelge all olevate inimestega. Monument tundub. Et seal surmapaigas siis mälestusmärkisid on tema auks 2, seal tahvlil on ka ja nüüd ma näitan teile, seal on isegi paremini näha Riia linna monumenti. Näete, Riia linna monument siis selline, aga ma arvan, et sealt tahvlid näete paremini veel. No see oli niisugune, ütleme nagu Tartuski, aga Tartu oma nuhkem. Ja vaadake nüüd sünniaastaid, kes siin lähemal on. Mis meil Mausoleumis sünniaasta oli? 59 ja Riia monumendil 61 näete. Ja seal, kus tema ära suri, need 2 monumenti, mina teile kohe näitan. Näete, ühel on nüüd 60 ja teisel seal, kus mees ära suri on, näete 57 ja nagu ütlesin, raamatutes ka erinevad 55-62-ni. Hästi huvitav, miks on nii, ma ei tea. Ja see siin näete on siis tema kõige kuulsam portree Ermitaasis elusuurune portree seal. Ja kui omal ajal Ermitaasis väejuhi pildi all seisis Aleksander Puškin, siis näete, seal on kirjas pika luuletuse väejuht temast kirjutas. Meil on see tõlgitud eesti keelde ka, tean, et tõlgitud on paljudesse keeldesse ja mul on käinud siin fänne, kes on terve luuletuse mulle peast ka ette lugenud. Mitte ainult vene keeles, üks poolakas kunagi ka poola keeles, üks saksa keeles ka. Nii et fännisid tal iga poolt.